Uudis Plus. Suvekülaline. Ajend tänase suvekülalise valikuks oli eilne kuupäev, 4. juuli, Ameerika iseseisvuspäev. Meie tänane külaline on elanud Ameerika Ühendriikides. Ta on kirjutanud 3 raamatut, Minu Ameerika. Ta tõi endale Eestisse ameeriklasest abikaasa ja ta külastab USA'd endiselt aeg-ajalt. Meie tänane külaline Tartu stuudios on kirjastaja ja kirjanik Epp Petroone. Tere sulle sinna Tartusse! Tere, Harp! Alustuseks, kuidas USA's sinu peres, sinu abikaasa peres ja üldse kogukonnas tavaliselt Ameerika iseseisvuspäeva tähistati? Ma hakkasin mõtlema, et ma olen vist 5 korda olnud iseseisvuspäeva ajal Ameerikas. Ja kõige säravamalt on meelde jäänud see esimene kord, kuidas ma üllatusin inimeste riietusest näiteks, et kõigil olid lipuvärvides riided ja mina esialgu mõtlesin, et panen midagi, mis iganes selga, selgus, et ei, et otsi välja, et kas sul on midagi sinipuna-valget selga panna. Ja kõigil nagu alates isegi beebidest, ma arvan, ma käisin sellel hommikul rannas ja kujutad pilt, et beebidel on kõigil need sellised sinipuna-valged bikiinid selga pandud rannas, seal niimoodi ringi kakerdamas ja siis kõigil kodudel on sellised lipud väljas ja igasugused kaunistused. Et selles suhtes on lipuvärvidesse suhtumine on seal teistmoodi kui Eestis, sest et Eestis on nagu lipp on ju, aga et me ei pane ennast lipuvärvidega riidesse. Ja siis toimub selline üsnagi sarnane asi Eesti jaanipäevale. Et kõik tahavad linnast välja sõita, on suured ummikud teede peal, minnakse kusagile, ütleme, suguvõsade suvekodudesse ja seal toimub suur grillimine, vorstide söömine, väga sage on ka selline lõkke tegemine. Eestist erinevalt on tavaliselt ilutulestikud, et kohalikud linnad, külad, perekonnad, kõik, kellel vähegi on selliseid rahalisi võimalusi, lasevad selle raha siis vastu taevast. Et selline on siis see, ütleme, see iseseisvuspäeva taust Ameerikas. Ütleme, mitte taust, vaid just see, milliseks ta on praeguseks ajaks kujunenud. Kui palju sellest ajaloolisest taustast üldse tänapäeval teatakse? Ma arvan, et inimesed ikka teavad seda, et see oli ütleme siis see, et kuidas Ameerika riik alguse sai, et kirjutati iseseisvusdeklaratsioon alla ja ütleme, seal on küll üks suur müüt, et tegelikult ei toimunud see kõik täpselt 4. juulil, vaid et see oli protsess ja kõik need noored vihased mehed, kes siis USA ütleme siis välja kuulutasid oma deklaratsiooniga, ei teinud seda ühe laua taga, et seda tehti niimoodi mitmete nädalate jooksul, kirjutati alla ja hiljem tehti selline kuulus maal, kus on siis kõik need pandud nagu ühte ruumi need mehed. Et seda ma arvan, et paljud ameeriklased ise ka ei tea, aga kuna minu abikaasa on selline ajaloohuviline, siis tema on mulle selle ammu selgeks õpetanud, et ja üldse ütleme niimoodi, et tavalised ameeriklased ei taha hästi tunnistada võib-olla seda, et küsimus oli väga paljuski pragmaatiline, et maksudes, et see oli niimoodi aastaid seal vindunud, et see, ütleme siis see Inglismaa koloonia ei tahtnud enam need kõrgeid makse maksta, mida Inglismaa kuninganna ja ütleme sõdurid, valitsusametnikud ja sellised Inglismaa esindajad seal nõudsid ja et seal oli sellist tõõrumist palju, aga tegelikult ei olnud see niivõrd patriootlik, sest et ütleme, seda Ameerikat ei olnud ju siis olemas, et me ei saa rääkida patriootlikust, nagu ütleme riigi patriotismist, vaid et see oli lihtsalt see, et me tahame nagu ära, et me tahame saada maksudest vabaks ja niimoodi. Aga kui uhked ameeriklased praegu oma riigi üle on? Väliselt tundub, et ikkagi väga uhked, sest miks muidu nad neid lippe kannavad ja oma autodele kleepse panevad, aga millest see tuleb ikkagi? Millest see tuleb? Eks see on, ütleme, ameeriklased, miski peab ju neid ühendama, sest tegelikult on nad üks suur supp, kompott, väga erinevaid inimesi.
ja ma arvan, et see patriootlikkus paljuski tuleb näiteks ka riigikoolidest, et minule see ei meeldi, sest et mina mäletan nagu nõukogude aega, et kui me pidime lipuvannet andma ja siis, kui tuli mingi pioneerikoondustel lipp sisse, siis me pidime sinnapoole niimoodi siis au andma. Ja seesama asi toimub Ameerika koolides iga päev, et on see lipp, et koolipäev algab sellega, et lipule tehakse vannet ja öeldakse, et nagu, et Jumal hoiab Ameerikat ja sellised pisikesed asjad, ega see ei ole halb asi otseselt, et patriootlikkus on ju, käib nagu sellise riigi asjaga kokku, aga mulle ei meeldi tegelikult, minule isiklikult ei meeldi see, et kui seda hakatakse nagu vastandama millelegi, mingile muule maailmale, et ütleme, üsna mustvalge vaatamine on seal ju, et ikkagi paha kurjuse telg kusagil seal teisel pool maakera, et sellised imelikud moslemid ja kõik selline meist erinev, ütleme, ja meid ohustav. Et seda, et see käib nagu Ameerika patriotismiga siiski kaasa ja sellest olen ma vahel niimoodi saanud vaidlustesse kaasatud, et mina ilmselt oma maailma nägemiselt olen kosmopoliit, et ma, ütleme, armastan ja aksepteerin Ameerikat, aga mulle ei meeldi see, kui seda, ütleme, mingit Araabia maailma siis nagu väga, nagu põlastatakse või ega mul on Eesti suhtes, ütleme, samasuguseid probleeme, et igasuguse rahvuslikkusega kipub kaasas käima selline, meie versus nemad, et seda ma, hästi ei taha vastu võtta. Toome muusikaliselt ka saatesse Ameerika teemat sisse lausa Ameerika Ühendriikide hümni näol, aga see on küll tõlgendus, väga omanäoline tõlgendus Woodstocki festivalilt aastast 1969 ja Jimi Hendrix tõlgendas USA hümni nõnda. Nõnda siis on tõlgendanud Jimi Hendrix aastal 1969 Ameerika Ühendriikide hümni. Meie külaliseks Tartu stuudios on Epp Petrone. Epp, ole hea, kirjelda kuulajatele palun natukene oma isiklikku suhet Ameerikaga. See on vist selline üsna vastandlik, ei saa öelda, et sa armastaksid Ameerikat, aga ei saa ka öelda, et sa vihkaksid Ameerikat, sul on mingi täiesti oma suhe. Oma suhe, see on väga pikk jutt, mul on 3 raamatut kulunud, et seda juttu ära rääkida. Ta on, ja see suhe kogu aeg ju ka muutub, et on asju, mis mind häirisid aastaid tagasi ja mida ma nüüd saan aru, et ma olen selle nagu enda isiksusse sisse võtnud ja ütleme niimoodi, kui me räägime heast, siis Ameerikas on kõigil sõnavabadus. Ka selles suhtes, et ta tõesti on, et sul on võimalus võtta ja rääkida, mis sa arvad ja rääkida, ma ei tea, naabritega ja rääkida oma, kuidagi see on rohkem nagu selline kodanikujulguse tasandil, et Eestis on inimesed vaiksemad ja et on meil teoreetiline sõnavabadus, aga seda, et keegi tõuseks
püsti ja räägiks, niimoodi, et räägib kohe kõigi juuresolekul ja räägib oma mõtted ära, et ei, et Eestis seda pigem on ikka niimoodi, et räägime kusagil umbes siis, kui teised ära lähevad, siis selja taga ja saunas vaikselt naised pobisevad ja räägivad ja et ma esialgu olin sellest Ameerika ütleme fenomenist võib-olla natuke häiritud, et kui avatud seal kõik on nagu sellise suhtlemise mõttes ja ka mõttejulguse, sõnavabadusjulguse suhtes. Ja ma arvan, et siis ma sain sellest ise niimoodi innustust, et tegelikult need samad minu Ameerika raamatud ja kogu see sama sari, mis nendest raamatutest alguse said, on mõnes mõttes sellise ameerikaliku fenomeni Eestisse toomine. Ma ei ütle, et ma ainuke olen, kes seda on toonud Eestisse, aga see, et inimesel on õigus oma elu läbi tõlgendada ja see läbi kirjutada ja et ei saa niimoodi kritiseerida, et mis õigus sul on oma arvamusel, et kes sa üldse oled, kas me oleme sind valinud, ma ei tea, Riigikogusse või kusagil, ma ei tea, kirjanike liitu, et mis sa siin üldse räägid, on ju. Aga et tegelikult on kõigil õigus oma arvamusele ja ka kriitilisele arvamusele, sest et selles suhtes ongi nagu paradoks, et sellesama Ameerika suhtes olen ma ju paljuski kriitiline. Just põhiline, mis sind häirib, mis tuleb kõikidest raamatutest välja, on sealne raiskav eluviis. Miks see sind häirib? No ütleme, ratsionaalsel tasandil on see ju kõik väga hästi põhjendatav, miks see mind häirib, sellepärast, et see on kõik meie enda tulevaste põlvede ütleme, kahjustamine või nagu me elame kellegi arvelt ja oma enda nagu lapselaste arvelt me kulutame ära ja reostame ära ja selle kohta on piisavalt palju materjali ja ma olen ise roheliseks kasvamise raamatu kirjutanud, kus ma võimalikult palju just neid teemasid olen lahanud. Aga siis ma nagu jõudsin ka selleni, et küsimus ei ole ainult selles keskkonnas. Küsimus on sinu enda hinges või õnnelik olemises, et tegelikult minu meelest on see lihtsalt ummiktee, et selle tohutu raiskamisega inimene ei saa õnnelikuks, kui nii otse seda välja öelda. Ma ei tea, kui palju ameeriklased mõtlevad sellisele asjale, et nad lihtsalt lähevad nagu sellise vooluga kaasa, et hommikul telekas käima, kohe mingid uued reklaamid, siis tuleb postkasti potsatab mingi sooduskupongidega ajaleht ja siis nad lähevad kuskile ostukeskustesse, seal läheb sageli terve päev ära, tuled koju tagasi, siis sorteerid seal oma kraami ja sööd ja jood ja tarbid ja siis ütleme siis edasi, et neid asju on nagu nii palju ja see tarbimine on omaette selline kohustus, aga tegelikult ei teki seal sellist rahulolu momenti. Ja ma küsisin just oma mehe käest seda, et mis sa arvad, et kas need inimesed saavad sellest aru, et see on Ameerikas, see on samamoodi ka Eestis, ütleme need inimesed, kes on sellisesse tarbimis voolu sisse saanud, et kas nad saavad aru sellest, et midagi jääb nagu puudu, et see kõik ei tekita tegelikult sellist rahulolu elusse, tekitab selliseid väikseid momente, et sain need uusi asju. Just, ka meie siin Eestis oleme ju paljuski väga jõudsate sammudega järgi võtnud USA tarbimisühiskonnale. Ka meil ostetakse uus teler, mitte sellepärast, et vana ei tööta, vaid et saada suurem ekraan. On vana on moraalselt vananenud, see on see väga tore sõnapaar. Sama asi mobiiltelefonidega, sama asi autodega. Me jõuame sinna järgi. Jah, jõuamegi, jah. Ja ma arvan, et tegelikult, kui me arutasime Justiniga, ma arvan, et inimesed lihtsalt ei mõtlegi selliste asjade peale, et nad lähevad vooluga kaasa ja et nii on, et see on meie elu ja kõik elavad niimoodi ja võib-olla minu erinevus on see, et ma sattusin üsna õrnas eas Indiasse
aashramis elasin mõnda aega ja mina olen nagu kuidagi sisimas läbi tunnetanud selle, et tegelik rahulolu on ikkagi just see, et kui sa saad asjadest vabaks, saad olla oma mõtete seltsis ja sa saad lõpuks isegi oma mõtetest vabaks, et siis sa kuidagi jõuad sellise rahuloluni, mida kõik need asjad ja kõik see konkureerimine ja selline ütleme, moraalselt vananevate asjade kuskil äraviskamine, et see ei tekita nagu mitte kunagi sellist rahulolu. Epp, te olete kirjeldanud oma raamatutes Ameerika elu muuseas ka oma mehe vanemate perekonnas ja seda kodu ja neid põhimõtteid, kus te kasutate sõna on räig tarbimine, kus järele jäävad toitu järgmisel päeval enam ei sööda, vaid see visatakse ära ja kellelgi ei ole õiget ülevaadet, mida tohutult suures külmkapis õieti süüa on, sest et Justini ema läheb poodi ja tuleb sealt tagasi 10 kilekoti täie uue toiduga. Öelge, kuidas on võimalik, et niisuguses üleüldises voolus Justinist on kasvanud täiesti euroopalike ja ökopõhimõtetega inimene? Ja see on hea küsimus. Ma arvan, et ta ema oli natuke vähem tarbija, kui Justin oli noorem. Ma olen sellest aru saanud, et ta oli tunduvalt, ta oli seesama Woodstocki põlvkond, nii et tervitused Jimi Hendrixile seal teisel pool jõge. Et põhimõtteliselt on ta on nagu muutunud. Seda on Justin ka öelnud, et ema oli tunduvalt rohkem selline keskkonnasõbralik ja aga viimasel ajal ma olen hakanud vaatama, et ta hakkab nagu tagasi muutuma. Et minule tundub, et mina olen teda hästi mõjutanud. Talle raamatuid soovitanud ja rääkinud oleme palju ja vabandust. Et Justin on hästi niisuguste euroopalike põhimõtete ja ta jagab neid väärtusi, mis on teile. Eks ole? Ja eks me oleme mõlemad ju lugenud ja ka muutunud elus, aga ütleme, see vastuse teine pool on see, et Justin jällegi üsna õrnas eas kohe pärast keskkooli lõppu kolis ära sealt sellisest mõnes mõttes nagu sumbunud eeslinna elust. Ta läks Washington DC-sse kolledžisse ja sattus seal selliste vasakpoolsete, täitsa võiks öelda kommunistide kampa seal vahepeal ja kõik need sellised, sest et meie jaoks on üks kommunism tundub, et mingisugune väga imelik liikumine, aga nende jaoks sel ajal Justini põlvkonna jaoks oli see selline mässumeelne alternatiivliikumine ja siis ta käis seal igasugustes demonstratsioonidel ja ma arvan, et see oli see vaimne keskkond, mis muutis teda väga palju, nii et ta tuli koju tagasi sinna eeslinna elusse ja siis ta nagu tundis, et ta ei kuulu siia ja siis ta läks Taani õppima veel mõneks ajaks ja seal sai kindlasti mõjutusi. Ja siis ta tuli juba Soome ja sellest võib juba minu Eesti raamatust lugeda. Sa kirjeldad raamatus elavalt, kuidas on siis käinud sinu võitlused ämma ja äiaga selle ostuhulluse pärast, kuidas sa oled võidelnud selle vastu, et vanu töötavaid asju on ära visatud, sa oled neid isegi prügikastist välja võtnud, sa oled võidelnud uute ebavajalike asjade ostmise vastu. Kas su võitlused on ka vilja kandnud? Kindlasti on vilja kandnud. Ma mõtlen, et see minu raamat Roheliseks kasvamine on väga palju inimesi muutnud. Aga kas nemad on ka seda lugenud? See on ju eesti keeles. Sa mõtled, et kas on Ameerikas vilja kandnud? Ma arvan, et on ka seal, aga ütleme rohkem Eestis. Aga just mind huvitaks, et nagu see missioon võib-olla minu jaoks, ebateadlikult, aga kui ma niimoodi mõtlen, et ilmselt see minu missioon oli Eestis seda lainetust tekitada, et aga Ameerikas ma olen vähem muutnud. Ma olen teinud mingisuguseid pisiasju seal, aga ütleme niimoodi, et pesunöörid sai taha aeda pandud, et kõik ei lähe nagu pesukuivatamisse sinna masinasse küpsema, vaid et ilusa ilmaga. Ja siis ma küsisin ka Justini emalt, kes käis muideks Eestis sel suvel, küsin, kas te kasutate ka seda komposterit, mis ma ostsin ja kuivatusnööre, pesunööre. Siis ta ütles, et pesunööre kasutab küll päris sageli, et see on nii romantiline. Kuidas on 2008. aastal alanud majanduskriis ameeriklaste tarbimisharjumusi muutnud? Kui üldse?
No ma ei ole nüüd seda statistikat ma mõtlen visuaalselt ja tunnetuslikult. Ma arvan, et natukene on muutnud ikka. Aga pigem mitte selles suhtes, et ideaalid oleks muutunud, vaid pigem, et ideaalid on kusagile kaugusesse nihkunud, aga inimesed ikkagi pigem arvavad, et ideaal on ikka selline seesama American Dream, kus sul on ikkagi korralik suur maja basseini tagaaiaga ja ikka igal pereliikmel oma auto ja ütleme, sellised asjad ei ole muutunud. Ja sinna juurde tuleb selline mingisugune trend, et ökoasjad on lahedad, moodsad, kas nad siis ka tegelikult ökod on või on hästi turundatud, see on teine asi. Ja siis ütleme, kui me räägime sellest kriisist, siis kriis on lihtsalt pannud sellist, et me praegu ei saa uut maja osta, et praegu turg seisab, et aga tegelikult meil oleks ikka ühte magamistuba juurde vaja. Et ütleme, see on selline, minu meelest selline keskklassi mentaliteet eeslinnades, sest see on nagu see kild, millest ma rohkem räägin. Aga kui lähtuda majandusteooriast, siis siin ongi ju paradoks. Sina võitled ületarbimise vastu, aga selleks, et majandus areneks, selleks ju seda ületarbimist just vaja ongi. Kui inimesed lõpetaksid liigsete asjade tarbimise, näiteks ostaks ainult nii palju toitu, kui vaja on, ei ostaks enam 3 autot perekonda, see põhjustaks ju majanduslanguse, tööpuuduse ja vaesuse ja mis kõik veel. Jah, ega see ongi nõndamoodi. Et ega keskkonnakaitsjad ei olegi selles samas leeris, kes prõmmiks vastu rinda, ütleks, et sisemajandus kogu toodang peab kogu aeg tõusma. See ei ole võimalik. Jah, nii et see ongi nagu teistmoodi mõtteviis. No aga kuidas siis üldse oleks võimalik tulevikus edasi elada? Sa oled kindlasti mõelnud väga palju nende teemade üle. Inimeste, seal on mitu võimalust, jah. Et üks võimalus on hoopis see, et tuleb mingisugune suur kataklüsm maailmas mingisugusel hetkel, kes seda teab, kuidas täpselt, aga et lihtsalt toimubki mingisugune suur puhastus. Et see on nagu selline natukene ulmefantaasia valdkonda minev. Teine võimalus on see, et tekib võib-olla mingisuguse väiksema kriisi tagajärjel siiski selline nii-öelda ühiskondlik kokkulepe ja ütleme inimeste olude sunnil tekivad sellised muudatused, et hakatakse vähem tarbima ja hakatakse tahtma vähem. Ja ma kujutan ette, et see võiks olla seotud selle sama mõttega, milleni mina jõudsin, et tegelikult on vaja aru saada, et rahulolu tegelikult ei ole eriti seotud asjadega, vaid pigem on seal nagu see negatiivne korrelatsioon, et mida rohkem sa selle asjade ja konkureerimismaailma nagu, kuidas seda öeldakse, siis võidujooksus osaled, et seda kaugemale see tegelik rahulolu läheb. Epp, te ütlesite, et teie mehe vanemad käisid tänavu suvel Eestis. Ma sain aru, et esimest korda. Mis neid Eestis kõige rohkem hämmastas? Ei, nad on varem ka käinud, aga nüüd nad ei olnud paar aastat käinud. Nii, mis nende mulje on? Mis neid hämmastab? Üldiselt olid need samad asjad nagu varemgi, et jälle nad imestasid, et teil lendavad putukad toas ringi. Et see nagu, mul oli see meelest ära läinud vahepeal, et see neile niisugust suurt šokki tekitab, sest et vaata, meie eestlased oleme ju kärpestega beebiast peale kasvanud. Et igal suvel on kärpsed ja ütleme, mõned korralikud inimesed võib-olla tõesti panevad kõigil oma akendele kärbsevõrgud, aga näiteks see koht, kus meie elame, seal on sellised vanaaegsed taluaknad, mis käivad väljapoole lahti, sinna ei ole lihtsalt võimalikki panna neid kärbsevõrke minu meelest. Oleme mõelnud, aga ei ole igatahes lahenduseni jõudnud. Ja siis meil on lihtsalt niimoodi, et tuleb mõni kärbes sisse, lendab, aga ameeriklaste jaoks oli see, et appi, kärbes lendas beebi peale, et kas on ikka ohutu, et see on nagu selline, üldse kogu see ohtlikkuse ja ohutuse teema on Ameerika kultuuris hoopis ütleme teistmoodi, tunduvalt pedantsemalt jälgitakse seda, et laps ei läheks üksi oma koduhoovi mängima. Kes teda vaatab, kes vastutab? Ma ütlen, et me kõik vastutame, et ta nüüd siin samas akna all mängib. Või siis näiteks oli meil Viljandis kohviku hoov, kus lapsed
praktiliselt iga päev mängivad ja tegelikus elus on isegi nii, et vahel ma käin sealt ära kuskil teistes poodides ja siis tulen tagasi kohvikuhoovi, võtan oma lapsed sealt. Aga Justini vanemate jaoks oli see väga mõeldamatu olukord, et me peame koos lastega istuma seal hoovis, et me ei saa jätta, jutt käib 5- ja 8-aastasest lapsest, et kuidas me saame neid jätta üksi teiste lastega mängima. Ja et mis mõttes 8-aastane laps läheb ise koolist koju? Ameerikas oleks see võimatu, jah? No see oleks ikka väga alternatiiv, ma arvan, et see on isegi seadustega keelatud. No seal on ka vahemaad on teistsugused, eks? Ei pruugi isegi olla, eks ikka elatakse ju ka kooli nurga taga ja niimoodi, aga et see on lihtsalt kogu see mõtteviis, et isegi kui see kool on samamoodi nagu meil Viljandis nurga taga, ikkagi sa nagu ei saa seda teha, sest et see oleks ebaturvaline. Et kogu see, seal on omad põhjused, aga suur põhjus on see, et kõik vaatavad telekat ja teleuudiste suur osa on igasugused hirmulood, et iga päev ju juhtub midagi hirmsat ja siis on see üle Ameerika sellest, kuidas moodi jälle keegi kuskil, ma ei tea, lapse põlema pani või midagi sellist. Aga põhjus, miks sina ja sinu pere, kes te elasite juba Ameerikas, paljude inimeste unistuste maal, kuhu kõik pürivad, kus on American Dream paljude inimeste jaoks. Põhjus, miks sina perega ära Eestisse kolisid, alguses Tartusse ja nüüd veel väiksemasse Viljandisse. Mis see põhjus siis oli? Kas siis põgenemine arvatavad tuleviku kataklüsmi eest, kuna Eestis on meil ju vett ja toitu ja põldu ikka, New Yorgis ilmselt mitte, või mis see põhjus oli? Ma arvan, et olid igasugused põhjused, niimoodi sellest kataklüsmist me nõnda küll ei mõelnud. Aga tegelikult meil olid sel ajal krediitkaardi võlad, ma olen sellest ka raamatus kirjutanud, kuidas moodi see võlgu elamise kultuur on, ta on nüüd ka Eestis samamoodi, aga kuidas meie Ameerikas sellesse lõksu langesime ja sealt siis üritasime välja pääseda. Et tegelikult ei ole see elu nii lihtne seal midagi, et nagu American Dream ajastu on suures osas möödas, et ma olen seda paljudele öelnud ka, et ikka keegi jälle küsib, et kuidas sinna Ameerikasse ikka, et kas ma saaks illegaalselt tööle minna, et kas oskad midagi soovitada. Siis ma ütlen, et ei ole mõtet, et kui sa tahad kuskil mujal proovida, siis proovi Euroopas pigem. Et siin on sul legaalsed võimalused ja et Ameerikas on siiamaani, kuigi Obama on üritanud oma parimat, on ikkagi igasugused probleemid tervisekindlustusega, meditsiini ja igasugune abi on palju kallim kui meil, et meil läks suur osa rahast läks tegelikult tervisekindlustusele ja võlad muudkui kasvasid, et me tegelikult ei saanud seal nagu hakkama, ütleme, see oli nagu selline pragmaatiline põhjus. Ja samas oli selline sisetunne, et Eestis on õige aeg, et meie peaksime sinna tagasi tulema. Sest me abielu alguses elasime ju ka Eestis, sest me olime 3 aastat elasime New Yorgis. Aga sa oled kokku puutunud paljude eestlastega, Eesti peredega Ameerikas. Mis neid sinna on viinud ja kas see, mida nad on ette kujutanud, on see, mille nad on eest leidnud? Eks igal perel oli oma lugu. Päris palju mindi siis, kui oli see sama, ütleme, et Euroopa Liidus töötamine samamoodi oli illegaalne, et kusagile lihtsalt taheti minna, siis noored inimesed läksid, nagu ikka mindi, see on ju avalik saladus, et kui palju on illegaalseid töötajaid Ameerika Ühendriikides ja oma killuke on seal muidugi eestlasi. Siis on mindud kuidagi kolledžitesse õppima ja siis sinna paika jäädud ja ära harjutud ja mina olen ka suures osas harjunud, mul on siiamaani asju, mida ma igatsen, et ütleme sellist vibratsiooni, mida ikkagi New Yorgi linn pakub, kultuurilisi elamusi, et neid saab, Viljandis saab oma pärimusmuusika aidas, aga ütleme mingid stand-up comedit New Yorgis ja selliseid, et me kuulume ikkagi mingisugusesse klubisse nende samade Ameerika eestlastega, et kui me kokku saame, et siis ma tunnen, et on mingi osa minust, mida ilmselt Viljandis ei mõisteta ja mida mõistetakse just nimelt seal
teisel pool lompi. Sa mainisid juba Obamat. Sinu Ameerika pere, nad on demokraatide valijad, nemad toetasid Obamat. Kuidas hinnatakse Obama valitsusaega? See hakkab läbi saama, vähemalt esimene periood. Mida ta on suutnud ära teha ja mida mitte ja kui palju on Obama toetajad temas pettunud? Üllatavalt paljud on pettunud. No vaat, ma ei ela seal, nii et minu jaoks on see kogu see ütleme, armastuse lahtumine, kogu see fenomen natukene, no ütleme, arusaamatu. Aga sinu pere, jah? Kas nemad hääletavad järgmine kord ka? Ei, hääletavad, muidugi, see on täiesti väljaspool küsimust, et ütleme, Ameerika jaguneb 3, et üks on, kes on alati traditsiooniliselt demokraatide pooldajad, kus ei olegi nagu küsimust, et sa hääletaks kellegi teise poolt kui see, kes demokraatide parteis on nagu siis sinna välja valitud, et kes hakkab kandideerima presidendiks. Siis on seesama vabariiklaste kamp, kes alati valivad vabariiklasi ja siis on need nii-öelda swing states või swing families, et kes on sellised, kus tuulselt meel, ütleme niimoodi. Ja nende hulgas on muidugi väga palju neid, kes enam Obamat ei armasta nii väga. Siis, kui Obama ilmus kaardile, siis niivõrd paljud inimesed suutsid selle enda jaoks mõelda nagu mingisuguseks messiaseks või et ta on niivõrd, ta oli erinev. Ta on väga hea oraator ja sellest ma 2008 aastal ma elasin suure osa aastast Ameerikas ja see oli just nimelt see ajalooline aasta, kui üldse see kriis algas ja kui samal ajal oli siis presidendi valimised ja kui tekkis see, et see on mees, kes suudab kõike muuta. Ja tegelikult on see naiivne mõte, et tuleb kusagilt üks selline säravate silmade ja hea jutuga mees ja suudab kõike muuta, kõik läheb paremaks, samal ajal kui maailmas on suur majanduskriis ja et paljud erinevad otsused varem administratsiooni poolt on valesti tehtud, et kuidas saaks üks mees kõike seda järsku paremaks teha. Et minule meeldib Obama endiselt väga, aga ma saan aru sellest, et on tekkinud nagu selline pohmell. Ja kuidas see laheneb, kas ta valitakse tagasi või saab Mitt Romney, vabariiklane, presidendiks, seda mina ei oska küll hetkel ennustada, et ma olen vaadanud, et see pettumus, et vaat sageli nii, et kui pendel nagu tuleb ühest äärest, siis paneb nagu teise, et kui on nagu piisavalt palju neid ütleme pettunoid, siis võibki juhtuda, et saab vabariiklane. Ja samal ajal, minule väga meeldib Obama just selline pragmaatiline, metodoloogiline lähenemine asjadele, aga mulle tundub, et selline nagu Ameerika üldine ootus tahaks pigem kedagi, kes räägiks kogu aeg, et kõik on hästi, kõik läheb aina paremaks. Ja, ka siis, kui tegelikult ei lähe? Jah, et ütleme, vaata öeldakse Venemaa kohta, et on vaja sellist isaket saari. Minul tuli pigem selline tunne, et nagu Venemaaga tekkis selline paralleel, et on vaja kedagi, kes nagu käseks, pooks, laseks, kiidaks, aga et kas ta tegelikult ka seda tööd teeb, et ei olegi äkki nii tähtis. Aga Obama on selline, et ta võtab vastu ebapopulaarseid otsuseid, ta hakkas kohe tegema, mida ta lubas, seesama tervisekindlustuse reform, mis esimesel kujul kukkus läbi, ei õnnestunud teha sellist nagu üldist tervisekindlustuse võimalust inimestele ja läks läbi selline, nagu selline poolpidune variant, millega ei ole vist kumbki pool rahul ja muud sellised otsused. Aga mida te inimesed ootasite siis? Et tuleb kusagil selline prints valgel ratsul või? Ma ei saa sellest täpselt aru, et võib-olla see on nagu selline, ütleme, massipsühholoogidele, varsti hakkavad need raamatud ilmama kindlasti, et mingisugune Obama hangover teemadel, sest et praegu see protsess käib. Puhkame nüüd 3 minutit suud, kuulame Renata Corazzone laulu Americano ja siis räägime veel natuke.
Porte cazzone con un stemma a rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampanianna pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siendo a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Come te può capire chi te va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fame. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorte peccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napolitan, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Meil on Tartu stuudios külas Epp Petrone ja see oli Itaalia laululooja Renato Corazzone, kes laulis siis lugu Americano. Epp, sinu abikaasa Justini juured on Itaalias, ta on Ameerika itaallane. Sina oled eestlane, te olete elanud nii Eestis kui ka Ameerikas ja sinu jaoks on see ka küsimus olnud, sa oled oma teises raamatus küsinud, kes on minu laps, kes ta siis on, kes nad on, eestlased, ameeriklased, kui palju on seal itaallast? Ma arvan, et minu lapsed on maailma kodanikud. Jah, et niimoodi me oleme neid üritanud kasvatada ja kui me räägime sellest, et kuhu nagu rohkem kuuluksid, siis nad on nagu nii Eesti kui Ameerika, 2 taldrikut on nende ees, me üritame neid mõlemaid hoida niimoodi, et nad oleksid olemas ja selge see, et mingisugusel hetkel, kui nad on täiskasvanud, peavad nad tegema valiku. Aga meie ei tee seda valikut nende eest ära. Räägivad mõlemat keelt? Jaa, eriti see 8-aastane, ta räägib täiesti New Yorgi aktsendiga, täiesti vabalt, vahel kasutades sellist slängi, millest isegi tema oma isa enam alati ei pruugi aru saada, sest et ta on suvedel ikkagi seal päris palju vanaisa juures olnud.
ja siis samas on ta ka niimoodi, et kui sa temaga räägid, ta on täiesti vaba eesti keel. Noh, selge see, sest siin ta ju elab põhilise aja. Ega selliseid võimalusi ei ole väga paljudel, et tavaliselt on ikkagi niimoodi, et on kas need väliseestlaste lapsed nagu räägivad kohmakat eesti keelt, või siis on, ütleme, sellised Ameerika Eesti perekonnad, kes elavad Eestis ja kellel on tunda, et tegelikult nende see inglise keel on kohmakas ja mitte ainult keel, eks keel on lihtsalt mingisugune manifest kogu sellest kultuuri kokteilist, mis inimese sees on. Aga meie tegime sellise pakti Justiniga kunagi ammu, et me üritame need lapsed kasvatada kaks kultuurilised niimoodi, et meie nendest valikut ära ei tee. Siis on kunagi niimoodi, et juba täiskasvanuna nemad siis vaatavad, et kuhu nad nagu siis rohkem ennast siis sätivad. Võib-olla üks laps jääb ühte, teine teise, kolmas ei tea, äkki läheb hoopis Itaaliasse. Need on sellised tänapäeva globaalse küla tavalised olukorrad, kus on laps kulub korraga mitmele poole. Sa oled tolerantne inimene, aga kuidas sa suhtud nendesse eestlastesse, sa oled neid kirjeldanud ka oma raamatus, kes on kolinud USA-sse, kellel on väiksed lapsed ja kes ei püüagi, kes ongi võtnud vastu otsuse, et see laps ei hakka rääkima eesti keelt, vaid ta räägibki ainult inglise keelt? Eks see natuke häirib küll. Ma mäletan ka seda peatükki, mis sulle ilmselt meenus, aga see oli ka tegelikult umbes 5 aastat tagasi, kui ma selle peatüki kirjutasin, kus ma seda häiritust kirjeldan. Aga praegu ma mõtlen ka seda, et mõnes mõttes on nende laste elu lihtsam. Nad teavad, kuhu nad kuuluvad. Nad kuuluvad Ameerikasse. Et ega mina ei ütle, et mina oma laste elu nüüd nagu lihtsamaks olen teinud sellega, et neil on tegelikult teatud skisofreeniline olukord, kus nad harjuvad ja saavad aru mingisugusest ühest koodisüsteemist ja siis nad samal ajal peavad selle teise enda sisse ära mahutama. Nii et see on nagu mitme otsaga asi. Praegu käivad sinu lapsed või üks nendest Waldorf koolis? Ja teine käib Waldorf lasteaias. Ja see oli ka üks valiku põhjus, miks üldse Viljandisse koolida, või? Jaa, oli küll. See oli, me olime Tartusse ennast sisse seadnud ja siis oli aeg lapsel kooli minema hakata. Ja siis me jõudsime selle Waldorf hariduseni, sest et oli näha, et lapsel seal, ütleme, tavalise kooli, eelkoolis oli natukene kuidagi, kuidas ma ütlen, kitsas või, et ta oli nagu kuidagi liiga jutukas ja liiga selline, eksentriline võib-olla võiks öelda või. Ja ma hakkasin aru saama, et minu laps on selline isiksus, kellele sobiks selline isiksuse keskne õpetus. Ja siis täiesti spontaanselt jõudsime 24 tunni jooksul, hakkasid asjad juhtuma, mis tõid meid Viljandisse. Lihtsalt sinna me sattusime ja oleme väga rahul selle kooliga, ta on just nii mõnusalt parajalt väike ja ka esteetiliselt, ma tegelikult hindan selliseid esteetilisi väärtusi ka väga, nagu järvevaade ja vanad põlispuud selle vana koolimaja ümber ja siin me oleme. Ja muideks Waldorf kool on Ameerika mõistes väga elitaarne ja hinnatud õppevorm ja Justinil on ju firma, mille jaoks ta töötab USA-s tegelikult, see peakorter, ja juhtus niimoodi, et tema firma kõige suurem boss, kes üldse saab olla, sattus tulema siia Helsingi Tallinna tuurile eelmisel suvel ja siis ajasid juttu ja siis ta küsisid, kus su lapsed käivad siis, et koolis, Waldorf koolis ja siis see kõige suurem boss oli täiesti šokeeritud, et mida, et kas me maksame sulle nii palju, et sa saad oma lapsi panna Waldorf kooli, et see on ikkagi New Yorgis kõige kallim erakool üldse, et kuhu lapsi panna saab.
Waldorf koolil on siiski ka palju kriitikuid ja on jah, aga no Viljandi Waldorf kool on üsna odav tegelikult ja. Et ei maksa arvata, et me niisugused rikkurid oleme. Aga ma mõtlen sisulise poole pealt, et on öeldud, et Waldorf kooli lõpetajad ei saa tulevikus meie keerulises ühiskonnas hakkama, et oleks tulevikus vaja siis ka Waldorf ülikooli ja Waldorf elu. Kuidas sa vastad neile? No aga Waldorf elu on ju väga tore elu. Vastaks selle peale. Sina eladki Waldorf elu? No mõnes mõttes elan küll, jah. Ma olen üritanud oma elu lihtsustada selles suhtes, et mul on ülevaade sellest, kust minu toit tuleb. Kasvatad ise? Kasvatan ise või tean, kus kasvab, ütleme niimoodi. Ja võimalusel aitan seda inimest, kes toitu kasvatab. Ütleme väga lihtsalt võttes niimoodi, aga tegelikult ma arvan, et lihtne elu on parem elu. Et kui ma nagu selle sinu väite lõpust alustan, et kas Waldorf elu on siis nagu mingisugune probleem, ei ole. Ja tänapäeval käib Waldorf eluga kaasas ka sellisest infosaastast võimalusel hoidumine. Kuigi sel ajal, kui need põhimõtted paika pandi Rudolf Steineri poolt, siis ei olnud seda infosaasta üldse nii palju. Aga sellel, ütleme, ma ei ole otseselt, ütleme, televisiooni vastane või niimoodi, aga ma arvan, et lapsel õrnas eas, üldine Waldorf koolkond arvab nii, et õrnas eas ikkagi väga valikuliselt tuleks sellist meediat ligi lasta, sest et tal on kahjulikud mõjud palju suuremad kui nende valitud palade kasulikud mõjud. Meie aeg hakkab varsti otsa saama, ma tahaks lõpetuseks puudutada veel ka sinu tööd kirjastajana. Juba sai ka mainitud või oli juttu sellest, et sinu roheliseks kasvamine, see on olnud paljudele eestlastele inspiratsiooniks, aga ka Minu Ameerika raamatud, need on olnud siis tõukeks, millest on arenenud terve Minu sari. Kuidas see juhtus? Sa alustasid selle Minu sarjaga Petrone prindiga aastal 2007. Kas see tuli sulle endale ka suure üllatusena, et sellised läbi isikliku vaatepunkti kirjutatud raamatud võõratest riikidest saavad nii populaarseks, et neid nii palju ostetakse, et raamatud kogudes on nendele laenutusjärjekorrad? Tuli see üllatusena? Ma ei mäleta küll sellist hetke, et ma oleks olnud nagu tohutult šokeeritud. See oli pigem selline protsess, kus ma tajusin, et midagi on õhus ja mul on meeles mingisugused hetked, kus tekkisid sellised nagu vaidlusolukorrad, kus mina ütlesin, et sellel asjal on väga suur potentsiaal ja et küll te näete, et seda tuleb veel palju. Nii et mõnes mõttes mul nagu olid mingisugused sellised pigem sellised prohvetlikud momendid, mitte üllatus. Aga kus see tuli, nagu raske analüüsida, eks sarjade fenomene on ju ka Eesti kirjanduses enne olnud, aga ja üleüldse nagu maailmas tänapäeval ongi selline dokumentalistika ja ilukirjanduse lähenemine palju ja ka see, et kadumas on selline kirjaniku mõiste nagu tavatähenduses, muidugi on olemas need kirjanikud ikka, aga et on saabumas selline aeg, kus kirjutamine on muutumas selliseks demokraatlikumaks, seesama blogimine, kuigi mitte väga paljud meie raamatud pole blogidest võetud, aga tal on tegelikult seesama mõtteviis, et meil igaühel on huvitav elu, igaühel on võimalus oma elu kirja panna. Ja seda enam, kui see toimub kusagil eksootilises riigis või linnas. Aga samas kirjastus ei ole piirdunud ainult selle Minu sarja reisiraamatutega, on ju veel lasteraamatud, ajalooseeria, Hvostov, Nastabino, Looneots, kes kõik veel ilukirjandust. Minu muinasjutud armastusest, mis aitas minul mõista natuke õnne rohkem ja mis on minu jaoks tegelikult seotud selle sama tarbimisega. Epp, teil oli Eesti Naises ühel aastal läbi iga numbri niisugune oma kolumn. Praegu käibki. Praegu käib ka? Jaa. Vahva. Kui ma satun Eesti Naist lugema, ma loen seda alati. Mis teile kui kirjutajale pakub niimoodi iga kuu leida üks teema ja sellest naiste ajakirjas kirjutada? Tegelikult väga paljud teemad jäävad pooleli, et mulle meeldib seda nagu alustada ja läbi mõelda. Ja ma just näiteks alustasin seda mõtet, et Ameerika kultuur ahistab lapsevanemaid.
sellepärast, et me kõik üritame lapsi teenindada ja neile aina rohkem ja rohkem pakkuda mingisuguseid asju, mida nad tahavad, et küll vanasti oli ikka hea elu, kui lapsed karjas käisid ja oma kohta teadsid. Ja no mingi, ma ei tea, kas sellest tuleb midagi, aga see on minu tänane selline väike munakene. Lihtsalt aitab, mina olen seda tüüpi inimene, kellele kirjalik mõtlemine sobib, et siis ma saan need mõtted nagu ära lõpetatud. Vahel võtab küll kaua aega nagu ära lõpetan, aga... Kas Minu Ameerika 4 ka tuleb? Kirjutad sa seda juba? Tead sa, ma sirvisin, ma vaatasin, et Minu Ameerika 3 raamatu lõppu olen ma kirjutanud, et Ameerika 4 tuleb. Ja ta on ikkagi üsna tõenäoline, et ta tuleb, aga mitte kohe. Et peab toimuma mingisugune kvalitatiivne muudatus minu elus, sellepärast, et ma arvan, et uus raamat ei saa tulla nii, et ma käin lihtsalt külas ja siis sellest teen, et see oleks juba altuura. Kas võib juhtuda, et sa kolid tagasi Ameerikasse? Jaa, ma arvan, et võib juhtuda, et see on sama selline intuitsiooni tasemel, ma ütlen, et see juhtub kunagi, see ei pruugi olla igaveseks ajaks igavesti ja meid huvitavad sellised külakogukonnad, ökokülad huvitavad väga, aga ka sellised lihtsalt, ütleme, Viljandi vanalinna tüüpi kohad, kus on selline huvitav kirev kogukond. Nii et võib-olla see tuleb ja siis tuleb sellisest Ameerika ökokülast, võib-olla tuleb selline päris positiivne raamat siis seekord. Ikka öeldakse, et miks sa nii palju kritiseerid. Väga huvitav tund oli, aitäh, Epp Petrone. Lõppu jääb kõlama David Bowie, kes küll kardab ameeriklasi, vähemalt loo pealkirjas I'm Afraid of Americans ja küsija rollis olid selles tunnis Kaja Kärner ja Arp Müller.
I'm afraid of the world. I'm afraid I can't.